Grand Rose Spa, siukene ilus hubane tuba. Ahaa, siuke telefon ja ilmselgelt rõdu muidugi. Vaade muidugi mega hea siit. Pole paha, pole paha. Tere hommikust. Oota see vale klaas. Mul on klaas seal hommikut. Hommiku kohvi, sest suuremast masinast suuremasse klaasi tuleb lasta 2 korda ja ei viitsinud seal nende aparaatide taga seista ja kõike eraldi filmida. Mõtlesin, et panen oma hommikusöögi siia ühe taldriku peale enam kokku, et ma rohkem jooksma ei peaks. Mis oli üllatav, siin on sampust pakutakse. Mul on selle üle hea meel. Siis siin on ahjukartul või tähendab kauboikartul, rihapallid, siis on peekon, omlett, sai lõhega. Siis on kurk, see on vist suitsujuust, tavaline juust, seal all on veidike sinki. Siin on siis croissant, minipannkoogi, maasikamoos ja taldriku ilu jaoks on pandud veel siis mingid, mis ma panin sinna, ühesõnaga mingisugused saadused aiast ilmselt. Vot, selline hommikusöök, nii et ilusat algat päeva. Hommikusöök tehtud ja hetkel siis sammud siis Kuressaare Piiskop Linnuse suunas. Siin on siis Grand Rose Spa foyer, siukene, kus saab õhtuti tiksuda ja lebotada. Internetikiirused on päris head, eile mõõtsin olid niimoodi, et 900 mega oli siis Elisal on download ja upload oli peaaegu 200 megabaiti siin samas, nii et ma ei tea, mis teised võrgud teevad, aga Elisal on väga hea see siin. Ilm on mega täna, päike paistab, 13 kraadi siis sooja ja päikse käes ilmselt tuleb rohkem neid kraade. Ma ei teagi, palju siit maad sinna Kuressaare Piiskop Linnuse juurde on, aga panen veisi käima ja siis vaatame kohe, mis ta näitab. Jazzmuusika käib kuskil linnas, toimub midagi vist. Nii, vaata teekonda, sõida kohe. Ta näitab, et on siis 1,2 kilomeetrit. Poest sain siis nii palju infot, et ma peaks mööda seda tänavat siit kuskilt otse liikuma, siis peaks jõudma siis kuskile Piiskop Linnuse juurde. No enam paremini ei saagi minna, ilmaga on ikka täielikult vedanud ja tundub, et siit on siis see pea sisse pääs, kuigi sealt tundub, et ka midagi liigub ja läheb inimesi seal. Ise ma vist äkki tulingi eelmine kord sealt või? No ei tea ka igal juhul. Kell on praegu 11:47, nii et kaua siin täpselt ajaliselt läheb. Aja panen lukku täpselt siis, kui ma astun siis linnusest välja. Et ehitatud on see siis 1330. ja 80. aasta vahel ja on siis Baltikumis üks enim hästi säilinud Piiskop Linnuseid üldse, nii et sisearhitektuuri ja siis kogu seda Saaremaa linnust siis haldab hetkel siis Saaremaa muuseum ja mis siin täpselt on publikule välja pandud vaatamiseks, seda siis saab kohe näha, kui sinna müüride vahele ennast poetanud olen. Jalutan siit sisse, meenutab mulle veidikene viimati Kreeta saarel ühte külastatud kohta. No tuttav koht, siin olen ma käinud küll ja vaatame, mis siin kirjas on siis. Minu asukoht on siis see punane täpp seal üleval.
konvendijoone, muuseumi kanselei, kohvik, muuseumi töökoda, kaev, verstapostid, teine ringimüür, 15. sajand, püssirohu torn on siin veel isegi kuskil. Kuskil siin sai vibu lasta, minu arust sealpool kuskil. Kunagi pandi mingid märklauad sinna. Siin on nüüd siis makett tehtud pealtvaates. Vanakooli droonivõte. Mind ikka paneb alati imestama selle arhitektuuri nagu võimsus. Kuidas üks asju tehti kunagi üldse. See on ju täiesti nagu sõnadesse panematu asi. Aga jah, vaatan, kas ma saan pileti ka siit osta ja siis juba edasi vaadata, mis siin seespool toimub. Kuskil peaks siin on piletikassa. See on piletimüük muuseumi kassas. Pean kuskilt siit edasi saama minna vist. Uksed avanevad ise, oot. Hakkab juba looma vaikselt. Rüütli kelder. Kassa peaks ka kuskil olema. Sisse pääsen siin, oot. Nii, vaata, siit saab ja uks avaneb. Nüüd tuleb siis see pilet siit soetada endale. Kui saladusi kammer avati, leiti keset keldriruumi asetsen massiivne laud, mille taga istus nahaga polsterdatud tugitoolis mehe luukere. Vot selline lugu siis. Et ma isegi ei vaatanud, kas siin klapis on täpselt sama lugu või. Rüütli kelder, ma korra kuulan siin number 2. Legendi kohaselt leidis 1785. aastal konvendihoone plaani koostanud Vene insener linnuse sisehoovi idanurgast kinni müüritud keldri. Jah, siin on täpselt see sama lugu. Ehk siis sa saad klapiga kuulata. Ja see on ilmselt selle jaoks siis, et mitte segada teisi. Vaata, mis siin on mingi kaev. Pullehitis on küll ikka, mis on tehtud siin. Siia peab siis panema selle kiibi, või selle QR-koodi näitama vist. Et me edasi pääseks, siia igaüks ei pääsegi niisama. Ja nägid, uksed läksidki lahti. Siin on siis raudrüüde näitus. Ja näha, kuidas siis need asju siin sepistatakse hetkel. Kirved kõik võimalikud erinevad. Tundub, et puu külge on löödud nahatükk ja siis mingi õli ja mingi liivasegu pannakse siis selle rüü peale ja siis selle nahatükiga kõrutakse lihtsalt läikimas asi. Siuke tehnoloogiale siis sellele asjale. Nii, sättisin selle mikrofoni nüüd võimalikult nende klappide vahele siia, nii et ma ei tea, kui hästi kuulda on, aga hakkame vaatama, mis siin siis selles audiogiidis kirjas on. Hetkel olen siis number 3 juures siin ja tegu on siis sirkuse kohaga nagu hüpokaust. Hüpokaust. Linnuse keldrikorruse edela- ja loodetiivas paiknesid 2 spetsiaalset sooja õhu kütteseadeldist ehk hüpokausti, mis kütsid peakorruse tähtsamaid ruume, kapiitlisaali ja piiskopi eluruume. Siin näha olev hüpokaust on ainsana restaureeritud. Ahju esikülg jäeti osaliselt avatuks, et näidata ahju sisemust ja kuumutatavaid kerisekive, mida algselt oli oluliselt rohkem. Suur kerisahi töötas mõneti tänapäevase sauna ahju põhimõttel. Ahju kütmisel kuumutatud kerisekivid akumuleerisid sooja, mis juhiti ülakorrusele läbi 9 kanali. Kanaleid sai dolomiidist korkidega temperatuuri reguleerimiseks vastavalt vajadusele avada ja sulgeda. Soojakanalite ümaraid dolomiidist katteid võib näha korrus kõrgemal kapiitlisaali põrandas. No vot selline lühikokkuvõte siis sellest hüpokaustist. Ma arvan, et kui ma jään siia kõike seda niimoodi peensusteni lugema, siis ma ei lahku siit enne kella 6 õhtul, kui see kinni pannakse. Siin on siis tulemas veel mingi näitus. Kajab korralik kõlakoda on siin. Ja siit saab siis nüüd edasi liikuda järjest. Siin on siis 1200, 1300, 1400. Ajajärk.
läheb mingi trepp üles ja siit ma hakkan kohe liikuma. Teeksin allpool selle tuuri ära kõigepealt. Nüüd ikka üllatab, kui paksud need müürid siin ikka. Uskumatu. Nii. Ma ei tea, siin on kiibi teema, siin on number 4 nüüd. Mulle pandud siia. Number 4. Kuulame selle kohta ka siis, millega siin tegu on. Kaitsetorn Sturvolt. Kuressaare linnuse vanima torni ehitamiseks valiti rannas looduslikult kõige soodsam ja kõrgem koht. Ajalooliselt Sturvolti nime all tuntud torn on vundeeritud tugevale paepinnasele, mis ulatub 1,7 meetrit üle merepinna. See asub ligi 3 meetrit kõrgemal kui looduslik paekiht kohe kõrval asuva esimese ringmüüri ja keskaegse vallikraavi piirkonnas. Reeglina alustati linnuse ehitamist just selle suurimast tornist, mis pidi kuni ülejäänud linnuse valmimiseni täitma nii kaitse kui elamu funktsiooni. Just sellisena ongi 2,5 kuni 2,65 meetri paksuste seintega Sturvolt kavandatud. Võlvitud keldrit ja talalagedega alumisi korruseid ühendasid kitsad müürisisesed trepid, mida oli lihtsam kaitsta. Keskajal algasid need umbes meetri kõrgusel korruse põrandast, millega püüti raskendada vaenlase ülespääsemist. Algsetena säilinud kitsaid ja järske seina sisse ehitatud treppe võibki lugeda kaitsetorni suurimaks ajalooliseks huviväärsuseks. Torni 2 ülemise korruse ruumid olid varustatud kaminatega ning mõeldud kaitsemeeskonna majutamiseks. No vot, selline info siis. Vaatan, kus ma siit edasi pääsen. Igal juhul väga põnev. Ma ei mäleta, et ma oleks siin üldse käinud selle koha peal. Lõviauk on siit edasi, siin on WC, kes tahab vetsus käia. Kõik on tundub väga viisakas, korralik siukene. Ja siin on veel WC-d. Ja siin on nüüd siis kuskil peab olema number 5. Kolderuum ja lõviauk, see on kõrval siin. Siin on mingid tünnid jumala ägedad. Ja seal on lõviauk. Ja mis siin siis on? Siin on mida kindluses söödi? Nisu, rukist, rukijahu, linnast, kaera, õlut, soola, võid, soolaliha, 29 000 reime ja kuivatatud meritinti. Siin on siis ilmselt anumad sellest ajajärgust. Arheoloogilised uuringud 2010-2012. Jälle on näha siis siin vapustav paks sein, kolderuum, lõviauk. Ma ei tea, mis asi see siin on, mis siin tehti huvitav siis. Seda küll eelmine kord on, kui mina käisin. 5 aastat tagasi käisin vist viimati 2021 persoonitundi filmimas siis siin Saaremaal. Nii siit lõviaugus käib uks lahti. Oi, siin on päris jahe. Vau. Legend räägib, et keskajal hoiti Lossi vahitorni ehk Pika Hermanni kõrval olevas sügavas sahtis lõvisid ja nii mitmedki vaenutegevusest süüdi mõistetud heideti karistuseks nende lõvide ette. Siia visati siis vend alla. No las ma arvan, kas siin kummitab. Las ma arvan ühe korra. Huvitav, kus ta ülevalt alla visati siis see vend sealt. No jah. Viimati samasuguseid kõrgeid sambaid nägin me Egiptuses, Luksoris. See on animatsioon tehtud ka. Ilus. Väga vinge. Pisatati tervele Lossi rahvale kõigile. Korralik. Nii mõnigi ehmatab ennast siin tagurpidi. Nii, leidsin selle number 5-ga ülesse nüüd. Ja
paneme siit siis selle audio käima. Köök, majanduskorrus. Kuressaare linnuse arhitektuur tulenes selle funktsioonidest. Loss oli küllaltki suure piirkonna ilmaliku ja vaimuliku võimukeskus, mis pidi võimaldama hulga inimeste kooskäimist ja kloostrilaadset elamist. Samuti pakkuma neile ülestõusu või sõjaohu korral kindlat kaitset. Samas tiivas asub linnuse kaev, mille juurde pääseb sisehoovist. Praegu on sisehoovis asuv kaev linnuse keldriruumidest müüriga eraldatud, kuid varem olid pruulikoda ja kaev ühendatud. Pruulikojast pääseb suuremasse saali, mille tagumises otsas asub linnuse kütteahi ehk hüpokaust. Vot, selline on siis selle audiogiidi jutt. Loodan, et see on kuulda ilusti. Ja otsin siis mitte väljapääsu, vaid kuhu edasi minna. Majaplaan. Torn, teine korrus. Ma olen ikka vist veel esimesel. Ma ei ole teisele jõudnudki, nüüd hakkan vaatan, kus ma siis nüüd teisele pääsen. Ristikäik. Konvendihoone sisehoovi ümbritseb teisel ja kolmandal korrusel galeriitaoline ringtee ehk ristikäik, mis ühendab omavahel kõiki samale korrusele jäävaid ruume. Seda peetakse vana Liivimaa hiliskootika üheks kaunimaks võlvkäiguks. Edela ja loodetiivas on säilinud algsed, kaunite, tugevasti profileeritud roietega ristvõlvid, mis algavad otse seinapinnalt. Siseõuele avanevad restaureeritud raidraamistikuga kootistiilile iseloomulikud teravkaarsed aknad. Seintele on paigutatud Saaremaa aadlike dolomiidist madalreljeefsed vapitahvlid, mis pärinevad 20. sajandi algusest. Vot selline lühikokkuvõte siis selle kohta, selle koridori kohta. Minu jaoks oli see koridor, aga siin on neid numbreid rohkem, nii et saab seda audioraamatut nüüd korralikult kuulama hakata, mis siin siis täpsemalt toimub. Igal juhul on siin siuke koht, kus saab shotte teha sotsiaalmeedia jaoks. Ja no nii muljet avaldav on see kõik siin, et ma ei tea, kui sa ise ajaloo huviline ei ole, siis ilmselgelt ei ole sul ilmselt siin midagi teha, aga kui sulle vähegi ajalugu meeldib, siis on sul siin ikka väga-väga põnev. Number 7. Vaata, mis numbrit ma just kuulasin, 6 kuulasin, nüüd ongi 7. Vaatan siis, mis siin selle 7 kohta räägitakse. Nii, võtame see 7 lahti. Kabel. Kabel on linnuse kõrgeim ruum, mille seinas asub sakramentaalne nišš. 4-kandilise ruumi võlve toetab sihvakas 8-tahuline piilar. Raid-dolomiidist altar pärineb oma praegusel kujul 1860. aastaist, kuid altari plaat on keskaegne. Rõdukantsli raidkujundus pärineb 20. sajandi algusest. Kabeli loodeseina on müüritud 3 ilmselt tuntud kiviraiduri Reinkeni 1515. aasta paiku loodud vapitahvlit. Piiskop Johannes Orgase, kes oli ametis 1492 kuni 1515, vapikilbil on 3 rombi. Tema järel valitsenud Johannes IV Kiiveli 1515 kuni 1527 omal 3 kuueharulist tähte. Piiskoppide vappidel on kujutatud nende võimusümbolid, peakate mitra ning ristatud mõõk ja sau. Keskmisel ehk Saare lääne piiskopkonna vapil on kotka küünte vahel lint tekstiga Sajohas, lühende nimest Sanctus Johannes. Evangelist Johannes oli nimelt piiskopkonna kaitsepühakuks. Kabelis eksponeeritakse ka 1840. aastate keskel põhjalikult ümber ehitatud keskaegsest Kärla kirikust pärinevaid raidkunstiteoseid, ristimisvaagnat, sakramendimajakest
ja barokse kantsli fragmente, millel on kujutatud Kristuse ülestõusmist ning kantsli ehitamist rahastanud von Tiesenhausenite ja von Ungernite perekonnavappe. See jutt on siin poole pikem, aga selleks, et seda siis kuulata, peaksid sa ikkagi ise siia kohale tulema. Mina vaatan siit täpselt selle osa, mis mulle huvi pakub. Ja siin on nüüd juba siis number 8. Vaatame siis number 8 siis räägitakse. Maarja kroonimine. Kapiitlisaali ehteks on tammepuust altari reljeef Maarja kroonimine, mille valmistas tõenäoliselt Lübeckis sündinud ja õppinud puunikerdaja ja maalija Jürgen Dreyer oma Tallinnas töötamise aastail 1511 kuni 1519. Oletatavasti tellis selle aastatel 1491 kuni 1515 ametis olnud ja suure kunstisõbrana tuntud Saare Lääne piiskop Johannes III Orges Haapsalu toomkiriku Maarja kabeli jaoks. No vot, veidikene infot siis selle kohta ka, aga see ruum ise on küll ikka mega suur siin. Vaatame, äkki on siin ka mingi number. See audiogiid 3 euro eest tellida on ikka tegelikult väga hea mõte. Ja siin on siis nüüd number 9. Võtame siit selle audiogiidi lahti. Kuressaare linnuse peakorrus on suurejooneliselt välja ehitatud, kuna siin paiknesid hoone kõige olulisemad ruumid. Kõige silmapaistvamaks ruumiks on kapiitlisaal, kus toimusid piiskopi juures tegutsenud 12 kõrgemast vaimulikust ehk toomhärrast koosneva kolleegiumi toomkapiitli, konventus, istungid. Traditsiooniliselt koosnes kapiitel 12 toomhärrast, mis pidi viitama 12 apostlile. Kapiitli liikmed võisid olla ainult preestrid, diakonid või alamdiakonid. Kapiitel valis oma liikmed ise, aga need võis määrata ka piiskop või paavst. Toomhärradest ehk kanoonikutest koosneva toomkapiitli ülesanne oli viia läbi vaimulikke teenistusi, anda piiskopile nõu ning täita ülesandeid piiskopkonna haldamisel ja vaimulikus kohtumõistmises. Väike ülevaade siis sellest saalist ka ja siin peaks veel nüüd mingisugune number olema, number 10. Piiskopi magamistuba, kuulame selle kohta ka see veidikene juttu. Piiskopi magamistuba. Kapiitlisaali kõrval asuv ruum oli eeldatavasti piiskopi magamistuba. Kui piiskopi ülejäänud eluruume köeti keldrikorrusel asuva kerishüpokaustiga, siis magamisruumi temperatuuri reguleeriti üldjuhul kaminaga. See võimaldas kiiresti sooja saada ning temperatuuri vastavalt soovile ka muuta. Ruumis leiduv lühikene kivist trepp viib lossi välisseinal asuvasse rõdu meenutavasse danskerisse ehk käimlasse, kus piiskop sai vajadusel keha kergendada. Sarnane seinapinnast teenduv käimla kuulub reeglina ka linnuse teiste magamisruumide juurde. Seda laadi elu- ja magamisruumist koosnev apartement muutus Kesk-Euroopa valitsejate eluhoonetes üha populaarsemaks alates 15. sajandi teisest poolest. Kuid 14. sajandi lõpus oli see täiesti uudne nähtus. Seni ei ole teada ühtki varasemat elu- ja magamistoast koosneva apartamendi näidet. Number 11 ja vaatan, kas ma siit saan seda edasi kerida nüüd. Piiskopi Erala on selle asja nimi. Piiskopi eluruumid. Erala. Piiskopi keskmise eluruumi nurgas asub väike kamber ehk Erala, mis on ruumile hiljem juurde ehitatud. Erala on ülejäänud ruumist eraldatud massiivsete kiviseintega. Tegemist on akendeta ja kitsa kivilavatsiga varustatud väikese kambriga, kuhu pääseb madala väljastpoolt suletava ukse kaudu. Selle ruumiga on seotud 80-aastase Saare Lääne piiskopi Heinrich III tapmine 1381. aastal. Haapsalus puhkes isemeelse piiskopi ja toomkapiitli vahel äge tüli
sest rahakitsikuses vaevlevat piiskoppi süüdistati kirikumaade ja kirikuvarade omavolilises müümises ning pantimises väljapoole oma valduste piire. Riid paisus suureks, ähvardades kaasa tuua välismaise vahelesegamise piiskopkonna siseasjadesse. Toomherra Hermann Polne eestvedamisel võttis kapiitel kangekaelse piiskopi vahi alla ja toimetas hiljem Kuressaare linnusesse. Mõni aeg pärast ülekolimist leiti Heinrich III laip käimla šahtist ehk nõndanimetatud lõviaugust, kuhu visati tavaliselt köögijäätmeid. Sinna avanesid ka lossi 3 käimlat. Piiskop oli oma kohta korras kägistatud ning kahtlus langes toomherra Polnele. Kroonik Albert Kranzi väitel polnud ükski kõrgem vaimulik ei enne ega pärast nii võigast surma surnud. See sündmus oli ühtlasi ka põhjuseks, miks Kuressaare linnust esimest korda ajaloo kroonikates mainitakse. Reeglina peetakse eralat piiskopi magamiskambriks ning selle ehitamist seletatakse järgmise piiskopi Winrich von Kniprode hirmuga toomherrade võimaliku rünnaku ees. Siuka ajalugu sinna. Aina põnevamaks läheb, ma ütleks selle kohta. Nii, number 12. Piiskopi eluruumid. Vappepitaafid. Piiskopi eluruumid võtavad enda alla 3 tuba. Eluruumides on suhteliselt tagasihoidlikud võlvid, mille põhjuseks võib olla ruumide väiksem tähtsus või rahapuudus. Kaitsetorni kõrval asuva ruumi ukseorva müüritud raittahvel Saare lääne piiskoppide nimekirjaga valmis 1909. aastal ja paiknes algselt kabeli seinal. Nimekirjas on mõned väikesed ebatäpsused, kuid imestada ei maksa mitme 15. sajandi keskpaiga piiskopi üheaegse ametisoleku üle. Nii olid Ludolfus Krove ja Johannes III Vatelkanne kohaliku toomkapiitli poolt ametisse valitud. Paavst aga määras nende asemel ametisse vastavalt hoopis Johannes II Kreuli ja Jodokus Hohensteini. Piiskopi eluruumide seintel on eksponeeritud Saaremaa muuseumi üks väärtuslikemaid kollektsioone. 12 17. sajandi teisest poolest pärinevat Saaremaa aadlikke barokset vappepitaafi. Kahjuks ei ole siin täna nii vaikne, et rahvas kondab edasi-tagasi ja siis ei ole kõike kuulda ilmselt, mida siin audiogiid räägib, aga väga põnev on. Olen jõudnud numbri juurde number 13 ja kuulame, mida siin siis räägitakse selle, millega siin tegu on. See on päris keerulise nimega. Buxhövdenite tuba. Euroopa muutunud poliitilise olukorra tõttu kaotas Kuressaare kindlus 19. sajandi algupoolel oma sõjalise tähtsuse. 1834. aastal kustutati see Venemaa kindluste nimekirjast. Relvastus ja muu varustus viidi Rootsi piiri lähistele Ålandi saarestikku rajatud Bomarsundi kindlusesse. Vähemalt 6 kehvemat suurtükki uputati vallikraavi ja on nüüd eksponeeritud linnuskindluse hoovis. Ütleme niimoodi, et see keskmised siuksed audiogiidi audiovailid on siin siis, ütleme, 3-6 minutit ehk siis kõik kokku umbes tunni jagu, nii et rahulikult, kui tulla siia ja panna need klapid pähe ja siis rahulikult siin ringi vaadata, siis saab päris hea ülevaate. Aga hetkel siis proovin siis ise ka siin uudistada lisaks sellele, mida siis siit audioraamatus kuulda on. Hetkel siis hakkan minema ülespoole. Ma ei tea, mis siin siis tuleb. Käik kuskile müüridele või kuhu iganes, et siin on mingi püsinäitus. Vaatame sinna, mis seal siis täpsemalt toimumus on. See on nüüd Vene ajast siin siis nüüd Viktor Kingissepp.
padukommunist. Ja tema igasugused sigadused siin. Seda ma isegi mäletan sihukest asja nagu säde. Stalin ja Lenin ja korralik. Oktoobrilapse märk ja palju õnne. Ei ole, oktoobrilapse oli 5 nurk, aga seda märki ma mäletan ka. Viktor Kingissepa Memoriaalmuuseum. Siin on mingid ordenid veel, mis on antud. Võimuteostajad Saaremaal. Hans Tammeleht ja padukommunistid kõik siin. Nii, järgmine näitus. Seltsimehed kalurid. Saaremaa, Tallinn, Liisa. Siuke laev või paat või mis iganes. Mis siin siis on? Konservisillid. Saare kalur, kalad võttud. See on raisk, mis asi see on? Merikilp on kilp Kariibi merest. Siin on mingi asi. Liini tuli Abruka sadamast. Start, siit saad mingi movie käima panna. Ma ei tea, kas läheb käima ka. Pisut rohkem 25 aastat tagasi loodi Saaremaal esimene kalurikolhoos Saare Kalur. Nüüd ühendab selle nimeline võimas majad kõiki, kes Saare ja Muhumaal kalapüügi ja töötlemisega seotud. Minnakse tänu kõvana õiges ja eks ole ühendus sammuudki. Mulle kohe muutub paapidest, alustest ja plaanidega lõpetades. Ma ütleks, et selle muuseumi tegemise juures on nii palju vaeva nähtud, et müts maha, kes iganes siin muuseumis sellega tegeleb, et muljet avaldava tõsiselt ka. Seda kohupiima pakki ma isegi mäletan. Mitte seda rõõskakoore ei mäleta. Pett on ka vist nagu tuttav. Diplom. Mis see on siis? Kolhoosniku tööraamat. Ilus.
operaator on küll aus. Nii, vaatan veel ülespoole, mis siis veel üleval pool toimub. Hruštšov on siin. Okei. See on küll äge reis. Vene keeles küll, aga selline kalender võiks endal olla. 13. mai. Siin jäätramm, järgmine nupp vajutame siia, vaatame siin toimub. Film. Jälle koimutseb pakane. Juba hilisõhtul hakkas praam kuivaskust tulema, kuid kaugemale pole ta saanud ja teadmata on, kas ta jõuabki hommikuks Virtsu. Ja mida raskemad jääolud, seda pikem ülesõitjate järjekord. YouTube'is siis kanal Imeline Eesti käisime saate Talvis Eesti raames siis Käru muuseumis ja siis seal oli hästi palju selliseid mänguasju. Nii et kes tahab, vaadake, on täitsa olemas saade Käru muuseumist. Kuid seekord palus üks masin läbi ja tapeta jää. Siuke telefon. Siin on mänguasjad, vanakooli omad, tordikarp, ja klassikaline köök, mis oli Vene ajal, mul vanaemal oli siuke pliit maal. Laua peal oli vakstu, gaasipalloon oli, valamu, see on küll jumala autentne. Ja taburetid. Aga jah, ütlen niimoodi, et tõesti siin on ka vaatamist nagu vinüülimängija ja siukene vanakooli tuba, et jah, teine siuke äge koht on jah, Käru muuseum, kus siis näeb ka ajastu tubasid, et seal sai isegi käidud, selline meil endalgi vist maal olemas kuskil, selline raadio. See kell on klassika. Ohoo, mis see on siis nüüd? Kuressaare piiskop Linnuse langevõre remont. Siit lastigi siis see võre alla vist. Tundub küll, jah. Kaitsekäik. Siin on number 18. Ma olen selle audiogiidiga vahepeal käima ja siis saab minna korraks välja ka. Nooltekoda on siin. Nii, kuulame Nooltekoja kohta siis. Nooltekoda. Kuna Linnuse ainuke värav vajas eriti tugevat kaitset, asub kaitsetorni kõrval kahekorruseline eenduv puust ärkel, nõnda nimetatud Nooltekoda. Selle alumisel korrusel paikneb langevärava tõstemehhanism. Ülemise korruse põhjaavadest sai vaenlasele kive ning kuuma pigi, tõrva ja vett pähe visata või nooli lasta. Nii palju siis Nooltekoja kohta siin informatsiooni. Nii, on selle audiotõlgi taskusse tagasi ja siis vaatame, mis siin väljas toimub. Oo. Või täna on tuul päris tummine, siin üleval vähemalt on tuul kõva. Huvitaks siit kõikidest nendest luukidest saab kõndida, see on kinni siin. Ma ei ole poolt linnust ka veel läbi käinud, et siin on nii palju avastamist, et
ebareaalne, see on ikka ülivinge koht, ma ütleks selle kohta, ikka päriselt ka. Siit saab veel kuhugi ülesse. Ja vaatan, mis siin toimus. Ohoo, veel üks saal. Ja siit saab kuskil veel alla ilmselt. Siit lähen veits aja pärast alla, vaatan, mis siin siis põnevat on. Eesti kroonid. 5 sotti, see on siis 32 eurtsi praegu. Kui kroon tuli, siis ma sain 10 krooni vanaisalt. See tundus nagu mega suur raha. Ja Vanemuise teatris töötasin, siis kuupalk oli 300 krooni. Ja nüüd on ikka ajad muutunud. Jeltsin ja Lennart Meri ja vot. Siukene huvitav ruum. Liidia Koidula püst. Mustvalged pildid siin. Siin on mis asi, Motorola, wow. See on telefon. Mobiiltelefon 90-ndatel või? Ei ole nii. Oli ka nii suur või? Väga hull. Sisuliselt nagu raadiosaatja. Siin on mingi uks, kas ma siit tulingi? See on kinni. Nii. Siin ka mingeid numbreid on. Siin on videofailid. Siis on mingi vapi moodi kujutis. Aga siin on nüüd siis veidikene nostalgiat jälle. Vahvlimasin. Sellega on isegi vahvleid tehtud. Taga on pesupulbripakk, seda ma olen ka näinud oma lapsepõlvest. Ja nendest puuseibidest kõik võimalikud põletusaparaatidega tehti siuksi suveniire. Mis siin on? Siin on ka mingid asjad. Punavägi. No vot, sellised sündmused. Siis on see torn näha nüüd. Ja vaata, mis siin pool on. Siit poolt on järgmine vaade. Vot sinna müüri peale peaks ka kuskilt saama minna minu teada, kui ma ei eksi. No, vaade merele. Ikka täiesti muljetavaldav. Seal taga toimub midagi veel, ma vaatan, seal on parklan autosid taga täis seal kaugele. Ja siit on tõesti üllatavalt hea vaade, mingi veskin seal veel. Aga no siseõue ma lähen, jalutan, motsin selle järgmise väljapääsu koha üles ja siis mul on siin veel terve hunnik numbreid ka veel. 14 kohtusaal ja lõviauku ma vist kuulasin või kuulanud. Ei, ma vist kuulasin, aga seal all vist. Ma ei mäleta. Kõik on sassis. Nii palju ruumi ja nii palju põnevat on siin, et on kohe. Tundub, et oli siiski vist ainult üks müürihäär. Aga asi seegi. Või kui oli teine ka, siis mina seda üles ei leidnud igal juhul. Ja siin on mul mingid numbrid veel lugemata. Pikk Herman ja 3. korrus. Midagi on kuskil vahele jäänud, et ära eksinud siia. Igal juhul tule ise kohale ja avasta siis ise, mis kus on. Siin ma juba olen olnud.
ja siin ma olen olnud ja siit saab kaitsekäigule. Ma läksin siit üles vist. Ja. Sealt viib üles, jah. Siit läheb veel mingi müürikäik. Päris kitsas on siin, mõtleks. Ja kriipi ka. Klaustrofoobilisi asja ei ole. Tõsiselt kitsas. Ma ei tea, kas see viib jälle samasse kohta tagasi, kus ma olin juba või? Tundub küll, jah. Ma olen vist jälle samas kohas tagasi. Mis siin on? Stalin. Vene raha, rublad. Massiküüditamine 25–30 märts 49. Hirmsad ajad on olnud kunagi. Põgenike paat. Kohver, Valeria Roesi kohver. Paadipõgeniku paat, mis randus 44. aasta kevadel Rootsis. Ei ole väga tumine paat, millega minna mere peale ja ellu jääda. Nii, mis siin on veel? Vau! Ma oleks sisuliselt praegu juba lahkunud, aga juhuslikult avastasin mingi käigu ja jõudsin siia, siin on veel mingid muuseumi asjad. Siin on kuulipilde 32 aasta oma. Sõjalennuki relvastuses oli siukene pill siis. Leiva ostukaart, 500 grammi leiva said osta päevas. 42. aasta. Lihaostukaart ka veel. Suurtüki nurgamõõtja. Siin on siis arstiriistade komplekt. Hobuse gaasimask, tavaline gaasimask. Täkk. Nii, Saksa relvastus on siin siis. Ja siit paistab granaat. Ja mingisugune üheraudne vintpüss tundub, et on seljas. Selline püksirihma kunagi leidsin maalt kuskilt põllu pealt, ma mäletan. Siin on siis vastupanu terror 41-44 ja mingisugune riietus, mis siin kirjas on. Linikud Niina Väina vangikuub koonduslaagrist. Assa raisk, siuke asi, karm. Mis see on? Poliitilise politsei teade. Esimese järgu raudrist. Mis siin on siis? Mingi vile. Püstol. Mootorraturi prillid ja olla meil mingid relvad. PPS.
43. aasta. Kerge kuulipilduja. 27. aasta. Ja siin paistab veel välitelefon veel. Ja käsigranaat F1 ja RG42. Korralikult sodiks tankitõrjekahur. T5 Arsenburg. Padrunikastid. Nii. Siin toimub ka all midagi. Ma vaatan siia ka, mis siin all toimub. 14. juuni 41. Küüditamine. Nõukogude Liit on ikka nii palju sigadusi korda saatnud siin Eestimaa pinnal, et vastik on täitsa vaadata seda, et võõrjõud, mille nimel, mille kuradi nimel seda kõike jama tehti reisk. Ja tänaseks päevaks, mis point sellel asjal oli, mitte midagi. 310 saarlast. Tasuda ümber Saksamaale. Ma ei teagi, nende saatusest ei tea midagi. Reisikott, mis oli perekond Mülleri pagasi hulgas. President Päts. Lipud. Ma ei tea, kas on veel mõni number, mis mul on kuulamata. Liigun siit poolt edasi vaatan, kuhu see tee viib siis. See toob siia alla tagasi. Siin ma olen vist käinud juba. Tundub, et siin on ka veel mingisugune avastamata koht. Siin on püsinäitus. Päris ilusad fotod on siin. Ja ongi number 14. 14, 15, 16, 17 ega kuulamata, ma ei teagi, kus on. Vaatame see 14, siin on siis number 14. Kuulame selle kohta ka veidikene audiot siis. Kohtusaal. Piiskopiriik koosnes 2 praktiliselt autonoomsest osast. Saaremaa, kaasa arvatud Hiiumaa ning Läänemaa. Mõlemal osal oli oma haldusaparaat, oma laegas ja stiftifoogt. Kuid Toomkapiitel ja stifti nõukogu, piiskopi poolt nimetatud 10 rüütelkonna ehk vasallide esindajat, olid mõlemal riigi osal ühised. Piiskopi kui maahärra kõrgemaks ametnikuks ja tema asetäitjaks oli ilmalikust seisusest piiskopkonna ehk stiftifoogt, kes asus piiskopi residentsis. Talle kuulus kriminaal- ja tsiviilkohtuvõim piiskopi ala talupoegade üle, nende juhtimine sõjas ja piiskopi losside valitsemine. Stiftifoogtile allus rida alamaid ametnikke, neist tähtsaim vast maakirjutaja, kes pidas arve, maa, maksu ja kohturaamatuid. Väga põnev. Nii, siin on veel mingi uks, ei tea, kas avaneda. Ei avane. Siit läheb veel edasi. Vahitorn, lõviauk, püsinäitus. Äkki siin ongi siis midagi veel edasi. Mingit lõviauku ma ju vaatasin. See oli altpoolt vist. Siin on ka püsinäitus. Ma tšekkan sinna ka 15. Tõmba julgelt.
aga siin on lõviauk, keegi on seal sees. Number 15 siis lõviauk. Kõlab toorelt küll, aga läbipääsu ei ole. Ma ei tea. Sinna üles minna ei tohi. Laienshaft. Siin ongi siis see lõviauk. Oh shedi, ma siin ennem, see nagiseb ka. Ma ennem käisin siin seal allumuse platvormi peal ja siit visati alla auku siis keegi. Aga väga toores. Ja siin on siis siuke koht. Oba. Lõviauk. Siit viib sild Pika Hermanni torni, mida rahvasuu nimetab vangitorniks. Torni pääseb üle 9 meetri sügavuse kaitseotstarbelise isolatsioonishahti, mida tuntakse ka lõviauguna. Surmaotsused olevat täide viidud siin samas ja küllaltki omapärasel viisil. Kohtusaali otsaseinast avanes uks šahti, mille põhjas hoitud 4 lõvisid. Surma mõistetu visatud otse saalist šahti lõvidele söödaks. Viimased viinud surmaotsuse otse kohe täide, käristades õnnetud seaduse vastu eksinud silmapilkselt tükkideks. Nii räägib legend. Ajaloost on aga teada, et tõepoolest leidis šahtis oma otsa piiskop Heinrich III, kes tüli käigus kapiitli liikmetega linnuses 1381. aastal tapeti. See on ajaloos esimene kord, kui Kuressaarest juttu. Linnuse nime küll veel mainimata. Päris hirmus üksik kongu ja mis siin on, 16 on see number. Igal juhul Pikk Hermann, number 16. Kuulame siis selle 16 kohta, mis see siin siis on. Pikk Hermann. Konvendihoone idanurgas kõrguv saledam ja veidi kõrgem torn Pikk Hermann oli algselt mõeldud vahiteenistuse pidamiseks ja tipnes nagu kaitsetorn Sturvolt lahtise platvormkorrusega. Ühtlasi oli torn linnuse kaitsjate viimane võimalik redupaik vaenlase kallale tungi korral. Selgituseks tuleb lisada, et Pikk Hermann on kõrgeima linnuse torni enam levinud nimi saksa kultuuriruumis. Nii nimetatakse torne Tallinnas, Narvas ja mujalgi. Selle juured on aastal 9 peale Kristust Teutoburgi metsalagendikul toimunud lahingus, mille võitmisega Germaani väepealik, endine Rooma leegionär Lange Hermann peatas roomlaste pealetungi. Pika Hermanni ülemised korrused on varustatud kaminaga ning mõeldud viimaseks pelgupaigaks linnusesse tunginud vaenlaste eest. Torni varjunud sõdalastel tuli kaitsta vaid sinna viivat ukseava, oodata ja Jumalat paluda, et abivägi kiiresti kohale jõuaks. Nii traagiliseks asjad Kuressaare linnuses siiski kunagi ei läinud. Vot selline lugu, see jätkub tegelikult nii, et tule ikka ise kohale siia ja tutvu sellega, mis siin toimub. Väga äge on igal juhul. Number 17 veel avastamata, ma ei tea, kuhu see viib. Siit saab ka kuskil üles, aga see on suletud. Ja nüüd ma liigun siis ära välja alla ja vaatan, mis seal väljas toimub veel. Tundub, et number 17 on nüüd üles leitud. Siis olengi kõik numbrid üles leidnud. Ma arvasin, et see jääb mul avastamata, aga kuulame ära siis, mis selle 17-ga on siis seotud. 3. korrus. Kuressaare linnuse ülakorrus oli ette nähtud teenindavale personalile ja vahest ka kaitsemeeskonnale. Seetõttu on siin ruumid kujundatud tunduvalt tagasihoidlikumalt kui peakorrusel. Mitmekordsete ümberehituste tõttu on algne sisekujundus tublisti kannatada saanud. Piiskopi õukonda kuulusid lisaks kantseleile ja kõrgematele ametnikele muusekandid, trummimehed, trompetistid, viiuldajad ja lauateenijatena hoovikombeid õppivad noored aadlimehed. Piiskopi teenistuses oli veel palju igasugu rahvast.
karjused, möldrid, sepad, puusepad, lihunikud, kalamehed, sulased, poisid, tüdrukud. Piiskopi kaaskond koos kantselei ja alamat sorti teenijarahvaga ulatus Kuressaares arvatavasti 40-50 inimeseni. Siin on siis kiivrid, nii väiksed. Panen oma peo siia kõrvale, siis on näha, kui pisike see on. Audioraamat sai läbi, kõik 17 punkti kuulatud. Hetkel siin on siis näha esimeses maailmasõjas sõdinud riikide relvastust erinevat. Kuvalda eelkäija vist. Vintpüssid, mis siin on siis 1919 tsiviilelanikkonna käes olnud relvad. Tõsi, see on väga huvitav aparaat. Redukatsiooni prooviaparaat, mis asja? Piima, okei. Bensiin, määrteõlid, mis see on? Kommutaator. Kaal, niidirullid, nööbid. 19. sajand, liigun siis vaikselt edasi kuni siis 15. välja. Nii, võlakiri vilja laenamise kohta Tahula. Meistritunnistus relvaseppade poolt välja antud 1789 aasta. Õllekeha raejalgadel. Õlletuber. Humala segamise teema. Pihid. Ahing. Jäärauad. Ülgenahast pastlad. Ja aganakorv. No see aganakorv on küll korralikult suur. Kärn. Pihid, sellised asju ma olen näinud. Ja voolmed. Need meenutavad midagi. Selline öövel oli meil maal kunagi. Vukk. Siin on nii palju asju, et rahulikult läbi vaadata, siis võiksin ikka, ma arvan, aega varuda 3 tundi kindlasti juba. Olla selle ei ole nagu mõtet üldse tulla vist. Tunniga läbi joosta seda. Nii, mis need on? Püssikuuli valamiseks, siuksed asjad. Signaalkahurid, siuksed pisikesed. Need teevad päris kõva pauku. Kahurikuulid või? Häbipakk patuste nuhtlemiseks. Asus tavaliselt kiriku sissepääsu juures. Ma nägin väljas ühte sellist pakku ka. Siin on kujud. Siin on mündid. Hõbeda kaalud on siin. Ma üritan aru saada, mis see kell on, mis kell ma tulin siia. 12 ajal tundub, et 2,5 tundi vist kuskil olen olnud siis. Äkki või? Ajataju kaob ära igal juhul, siin pead nagu pidevalt kella vaatama, et aru saada. Ennem kui ma päris siia müüridest väljapoole lähen, kuulan ära siis selle Kuressaare linnusesse ehk siis selle number 1, mis siin kirjas on.
audioraamatus. Tere tulemast Kuressaare linnuskindlusesse. Kuressaare linnuskindlus on üks kõige terviklikumalt säilinud kindlusarhitektuuri näidiseid Põhja-Euroopas. Eriti väärtuslik on 14. kuni 15. sajandil rajatud Kuressaare piiskopi linnus, mis erinevalt paljudest teistest Euroopas säilinud keskaegsetest linnustest pääses suurematest ümberehitustest. 7 pika sajandi jooksul kujunenud linnuskindluse keskmeks on konvendihoone ehk loss, mille põhjanurgas asub massiivne kaitsetorn Sturvolt ja idanurgas sihvakas vahitorn Pikk Hermann. Kuressaare linnuskindluse ajalugu jagatakse reeglina 4 suureks perioodiks, mida rahvapäraselt kutsutakse kunagiste omanike järgi. Piiskoppide aeg 14. sajandi esimesest poolest kuni aastani 1559, Taani aeg 1559 kuni 1645, Rootsi aeg 1645 kuni 1721 ja Vene aeg 1721 kuni 1918. Püsinäitus Punane terror 1941. Siin lossi hoovis siis lasti maha kohalikke elanikke. Kus täpselt, seda ma ei tea. Alati, kui ma sellistes kohtades olen, siis ma mõtlen sellele, et kuidas oleks siin ajajärgus ise olla olnud, et ja kui turvaline siin muidugi olla on. Et ilmselgelt, kui ajas rännata saaks, siis sellesse aega maandudes tekiks väga palju küsimusi siis selles ajas eksisteerivatel inimestel, et kes sa selline oled ja mis sa siin teed. Ja see võib lõppeda siis kuskil üleval seal tornis, et visatakse alla või pannakse vangikongi. Nii, siin on siis keskaegse ringmüüri lõunanurk, konvendihoonet ja algselt eeslinnust ümbritsenud esimene ringimüür rajati 14. sajandi teisel poolel. Ei tea, palju see nagu ruutmeetrites on, aga tundub, et korralikult suur ala on ikkagi siin. Siit pääseb siis väljapoole veel mingisugune müüriala. Tšekkan sinnapoole ka. Seal on mingi väljapääs veel. Kivid on küll täpselt sellised, et ma ei tea, kuidas selle ajastu inimesed ronida oskasid, aga tänapäeva parkuur ja mägironijatele jaoks oleks see paradiis, ma arvan, siit üles minna. Ja ülevalt müüride pealt oli siit see koht täitsa näha, või tähendab sealt mingist tornist ma vaatasin. Aga siit ma sinnapoole liigu, ma olen üritanud ikkagi üles leida seda kohta, kus see puidust sild oli. See on, ma arvan, seal pool kuskil. Väga sõbralik ja tore personal on siin, kellega sai siis ka juttu aetud aga kindlasti tulen ma siia kunagi veel ja viskan pilgu peale, mis siin siis suvel teha saab. Siin siis paistab, et on sepikoda, klaasikoda, tavern ja väliistumisala. Saab ilmselt juua süüa. Siuksed pullid, lauad on tehtud ustest. Uste päritolu ei tea. Ja siit küljest on siis piiskoplinnus selline. Selle müüri peal siis saigi siin üleval jalutada. Jah, ülevalt on inimesed ka näha ja kivist vihmaverenn. Huvitav, kui siia tulla nagu lausoovihmaga, kas siis see vesi tuleb sealt mega tugeva sorinaga alla või mitte. Jah. Lans Bulldog. Oot siuk pill. Meil oli maal ka mingi sarnane traktor. Ei jõudnud ära imestada, kuidas ta töötas, aga töötas. Selline väljapääs on siin suhteliselt pime ja põnev.
käidud, nähtud. Tervitused siis kõigile Saaremaa püsielanikele ning kõigile, kes seda videot siis nüüd hetkel vaatavad, et seadke sammud siia Saaremaale, siia Kuressaare piiskoplinnusesse, nii et saada ise siis ka see elamus, mis siin on. Seda niisama, ütleme, videopildis edasi anda on suhteliselt keeruline, sest see koht on ikkagi nii ajalooline ja nii põnev, et mina ei tea, 3 tundi on siuke miinimum tõesti, mina arvan. Aga kui sa oled nagu tõsine ajaloohuviline, siis lendad hommikul siia. Ma ei tea, mina tulin täna, siis on laupäevane päev, see on siis kella 11 lahti. Aga nädala keskel on vist äkki teised ajad ja kella 6 on võimalus sul siin siis täiesti rahulikult uudistada ja vaadata, mis siin toimub, et vaatamist on väga-väga palju. Tšau!